Tere päevast, mina olen Kaidi-Li ja teen täna sulle kaardi lugemise 4 variandiga. Ja variandi saadki valida siis selle järgi, millise grupi sa valid, et esimene grupp on vaimne maailm, teine grupp on mentaalne maailm, kolmas grupp on füüsiline maailm ja 4. grupp on emotsionaalne maailm. Ma panen siia video alla ka ajatemplid, see tähendab, et pärast, kui sa oled sissejuhatuse ära kuulanud, saad sa minna kohe siis oma valiku juurde ja kuulata seda. Nii, siis, mis siis muud, et asume teele. Et esimene grupp on siis vaimne maailm. Ja esimene sõnumitooja on sulle udu. Ja millest see udu meile siis räägib? Et see udu räägib seda, et sul ei ole selge, millisel kursil sa liigud. Sul ei ole selge, millisel kursil sa liigud. See tähendab seda, et vaata üle, milline on sinu siht, kuhu suunda sul on vaja hoida, mis on need sinu eesmärgid, visioonid ja see selline kõrgem missioon või see, et millega sa siin elus üldse tegeleda tahad. Et see on nagu hästi-hästi oluline. Et muidu sa kobadki nagu siiludus, pimeduses, et sa ei saa aru, kuhu poole sa lähed. Ja kui sul ei, vaata see on nagu see, et ilma tüürita laev, et kui sul ei ole võimalik tüürida, siis sa lihtsalt hulbid merel. Et vaat niimoodi udus olemine on samamoodi, et päris täpselt ei tea, kuhu sa välja jõuad. Et loo selgust oma väärtustes, oma missioonis, visioonis ja eesmärkides ja ära mõtle siin ainult mingisugusele tööalasele tegevusele, kuigi ka see võib eesmärk omaette olla, vaid mõtle ikkagi pigem ka inimeseks olemisele see, et mille pärast sa üldse siia maailma oled sündinud. Nii, teine sõnumitooja sulle on virmalised. Ja virmalised räägivad sulle sellest, et võt just nimelt, et kui sa selle visiooni või sihi nagu paika paned, et kes sa siis oled või mis kursil sa liigud, et siis see virmalised ongi nagu see valgus, mille suunas sa liigud, mille suunas sa edasi hakkad minema, et loo endale nagu see suund, et tegelikult täpselt sama või mitte päris sama, aga sarnane soovitus praegu sulle siis ka virmaliste poolt. Ja virmalised tuletavad veel meelde, et sinus on midagi erilist, mida sa võib-olla oled hoidnud varju, mida sa ei ole tahtnud võib-olla lasta välja paista, mida sa ei ole raatsinud võib-olla teistega jagada. Et mõtle, mis on see eriline ja võib-olla on aeg siis see ka nii-öelda rambi valgusesse tuua. Järgmine kaart on jäälind. Ja jäälind tuletab sulle meelde, et kuula seda väikest poissi või väikest tüdrukut enda sees. Mis on need tema hirmud ja tema tahtmised, et jäälind kutsub sind üles oma hirme ja takistusi ületama, et liikuda elus edasi. Nii, ja järgmine kaart on siis lust ja lillepidu. Ja siin on magenta roosa selline lill peal, tundub, et on floks, aga võib-olla ma ka eksin. Ja sõnum on see, et lihtsalt naudi, ära mõtle üle. See tähendab seda, et kui su suund ja siht on paigas, siis, ja sa oled selle ära otsustanud, et vaimne suund alati eeldab ka seda, et sa võtad vastu teadliku selge otsuse, eks ole. Ja kui sa oled selle teinud, siis ära mõtle üle, et kuidas või mis või miks, vaid lihtsalt tunne rõõmu pisiasjadest ja elu veereb su ees lahti. Siis merineitsite ja delfiinide kaardipakist tuli välja selline kaart, mis siis ütleb sulle, et ole ettevõtlik. Et ole ettevõtlik ja leia lahendusi, et need lahendused on olemas. Nii, ja julge eksperimenteerida. Ja siis on veel soovituskaardina selline ilus kaart valgete lilledega. Ja siin peal on siis sõnum, et armasta oma kodu külluslikkust, loo puhtust ja selgust enda ümber
ja see aktiveerib sinu elus siis kõik sellise voolamise ja edasi liikumise ja tagab siis, ütleme siis külluslikkuse igal tasandil, aga see kaart tuletab ka meelde, et see on, kuna see oli vaimne maailm, eks ole, et mõtesta või väärtusta või uuenda enda jaoks selle kodu tähenduse sellist sisu või väärtust, et mida see kodu nagu päriselt sinu jaoks tähendab. Nii, aitäh, läheme edasi. Võtame siis teise grupi, milleks oli siis mentaalne maailm. Ja esimene kaart on siis mentaalses maailmas on mäger. Ja mäger on siis tuleelemendi esindaja, kuigi ta on selline, no kuidas öelda, pigem rahulikuma loomuga loom, et mitte väga tormakas. Aga mäger tuletab, kuna mentaalsus on mõtlemisega seotud ja kui me mõtleme üle, siis me võime ennast läbi põletada. Ja mäger tuletab sulle meelde, et samamoodi, et ära mõtle üle, ära pinguta üle, et aeglusta natukene oma tempot, siis sa suudad rohkem keskenduda ja liikuda sügavamale. Siis järgmine sõnum on sulle mentaalsest maailmast või mentaalse maailma sõnum on siis pime kuu. Et pime kuu on siis see aeg, kus see meie pehmem või voolavam külg on kõige aktiivsem. Ja kuna tegu on mentaalse maailma sõnumiga, siis see pime kuu tuletab sulle meelde, et vaata, et su emotsioonid ei ületaks või ei uputaks ära su ideid ja mõtteid. Et emotsioonid ei keeks üle, et nad ei uputaks ära seda sinu tegutsemiskirge. Aga samas see pime kuu kutsub sind vaatama ja märkama siis sellist sinu sisemist maastikku ja selle rikkust, et millist ressurssi või millist väärtust sa saaksid sealt pimedusest iseenda seest nagu uuesti nähtavaks tuua või maailmale näidata või oma elus kasutada, oma igapäevaelus. Siis järgmine kaart on sul karu. Ja karu ütleb ka sulle, et aeglusta oma tempot. Võta aega rahulikumaks olemiseks ja võta aega selliseks teadlikkuseks, võib-olla selliseks ka keha tunnetuseks, füüsilise tasandi tunnetuseks, et sünkroniseeri või harmoniseeri siin oma mõtete ja keha vaheline energia, sest su mõtted loovad kehatunnet ja kehatunne omakorda aktiveerib mingisuguseid mõtteid. Et see karu tuletab siis meelde, et kui sa aeglustad, et siis sa oled oma keha või füüsilise eluga nagu rohkem kontaktis või paremas ühenduses, et sa saad nendest aru. Ja siis tuleb sulle järgmine kaart, mis ütleb, et õnnesärk, et sul ei ole midagi siin muretseda, et oled õnnesärgis sündinud, et oleks võinud ka hullemini minna. Ja siin on number 18, et vaata nagu seda, et võib-olla see 18. kuupäev või 18. number kuskilt mujalt hakkab sulle silma, mis võiks olla sinu jaoks tähenduslik. Ja õnnesärk muidugi ütleb ka seda, et ära mõtle üle, kuna see oli mentaalse maailma sõnum, eks ole, et mulle tundub, et siin grupis on kõik ülemõtlejad meil koos. Siis järgmine kaart, kus siis delfiin annab meile teada, põhimõtteliselt see tema sõnum on see, et võta vabalt ja ole oma valikutes vaba. Ja ükskõik, mida sa elus teed või ükskõik, mida sa hetkel õpid, mis kogemusi sa siin elus hangid endale, et ära ole jäik ühtede printsiipide juures, vaid tunneta nagu seda, et sa võid õppida nagu erinevatest olukordadest, sa võid õppida läbi erinevate kogemuste, sa võid õppida läbi erinevate praktikate, läbi erinevate meetodite, et ühesõnaga, et ära ole jäik, et ole vabam, võta nagu vabamaks. Nii ja soovituskaart tuleb siis selline, näitan selle pildi ära, siis loen sõnumi ka ette ja soovituskaart ütleb, et usu maagiasse, et kõik on võimalik. Et ainsad müürid, mis üldse on need, mida sa ise enda peas oled enda takistamiseks ehitanud.
ja järgne oma sisemisele kutsele, et see on nagu küll väga väärt üleskutse. Niimoodi, ja läheme edasi, 3. grupp oli meil siis füüsiline maailm. Ja füüsilises maailmas on esimese sõnumitoojana või märgina välja tulnud liblikas. Ja kui sa nüüd natukene mõtled selle liblika peale, et kuidas liblika elutsükkel looduses välja näeb, et liblikal on mitu arengufaasi, eks ole, et nüüd see füüsiline keskkond, et kuna see oli füüsiline maailm, siis füüsilises keskkonnas liblikas kehastub röövikuna. Ja röövikuna on tema põhiülesanne hankida toitu ja puhata. Ehk siis väga paljude inimeste igapäeva elurütm on ka, et me elame nagu röövikud, et käime tööl, ostame süüa, läheme magama, koristame toa ära, läheme jälle tööle, ja see liblikas tuleb sulle siia füüsilisse maailma ütlema, et ära mõtle, kuidas saada paremaks röövikuks. Leia võimalusi, kuidas sa võiksid saada liblikaks, et lennata kergelt, et võtta seda elu kergelt, et ka elu füüsilises maailmas võib olla kerge, et see ei pea olema üks hädaorg. Siis on meile füüsilisse maailma tulnud veel sõnumitoojaks madu, ja madu tuletab sulle meelde, et lase lahti. Ära klammerdu, ära kogu, ja üks asi on see, et jah, asjad, aga siia alla lähevad ka suhted, siia alla lähevad ka mõtted, harjumused, kõik sellised asjad, mida me oleme kuskilt võtnud, mida me oleme kasutanud, aga mis täna meid sellisel kujul võib-olla enam ei teeni või mis täna mõningatel juhtudel võivad meile ka hoopis takistuseks saada, eks ole. Et madu kutsub siis iseenda sees ja enda ümber tegema siis sellist inventuuri, et millel on aeg jääda, millel on aeg minna ja vajaduse korral siis ka pakkuda iseendale seda tervendust või lõõgastust. Ja siis meil on tulnud välja siin ka rukkilill. Ja rukkililled alati tuletavad meelde mingisugust erakordsust või erilisust. Ja mis siin füüsilises maailmas siis eriline saab olla? Et üks asi on see, et märka enda ümber teiste inimeste ja võimaluste erakordsust ja erilisust ja võimaluse korral anna seda tagasisidet neile. Teine asi on see, et märka iseenda erakordsust ja erilisust ja võta seda teadmist arvesse, kui sa oma igapäevaelu teed ja korraldad või oma igapäevaelu toimetusi teed. Et anna enda sellele erilisusele ka võimalus olla. Nii, siis meil tuleb siit välja selline kaart füüsilisse maailma nagu südamesaar. Ja see südamesaar, paned tähele, on siis number 41. Et kui see number kuskilt sulle silma jääb, siis sellel võib veel olla mingi tähendus, et kuula siis oma sisetunnet. Ja südamesaar ütleb, et otsi liitlast, et üksi suures meres on keeruline ellu jääda. Siis eriti siis, kui pimedus saabub. See tähendab seda, et füüsilises maailmas otsi võimalusi teiste inimestega koostööd teha. Kas siis tööalaselt või perekondlikult või igapäevaelus, sõpruskonnas, ükskõik siis oleneb, mis see su teema on, eks ole, et ära jäta ennast üksi, vaid anna endale võimalus siis teha koostööd ja ilmselt ka sinu ülesanne on praegu just sealt koostööst siis midagi õppida või ennast edasi arendada. Ja siis on tulnud järgmine kaart välja jumalik maagia, mis ütleb ka sisuliselt sellesse, et kõik on võimalik, et sul on tegelikult olemas nii-öelda sinu kõrgemal minal ja sinu tegemistel ja füüsilistel asjadel. Et ühesõnaga on koge seda igapäevaelu maagiat, et tee nendest igapäevaelu asjadest, väikestest pisiasjadest endale mingisugused tähenduslikud hetked või sellised nüansid, et nagu natukene et sa ei pea tegema mingeid tilulilusid ja tulesid ja vilesid panema, vaid tee nagu sellised pisikene rituaal või anna nagu sellele olukorrale tähendus, et ma teen seda iseenda jaoks, iseenda pärast. Ja soovituskaardina, ekraan helgib vastu, ma ei tea, saa aru, kus siin kõige parem on näha sul seda. Nii, on selline sümbol välja tulnud. Ja sõnum siin peal on see, et sinu hing on hoitud, samuti sinu teine pool. Ja ära muretse,
teid toetab valguse vägi. Ehk siis see räägib ka sellest kõrgema jõu maagiast, et see teine pool siis võib tähendada siin seda paarisuhet, et sina oled hoitud ja sinu teine pool on hoitud, aga see võib tähendada ka seda sama koostööd, millest see Südamesaar rääkis, eks ole, et tee koostööd, et sinu koostööpartnerid on hoitud, kui te koos tegutsete. Nii, ja jõuame siis nüüd emotsionaalse maailma juurde. Ja emotsionaalsest maailmast tuleb esimene sõnum sulle siis talvekaardilt. Ja talv tuletab, siin on ka lumine mets, et talv tuletab meelde, et talv tuletab sulle meelde, et tunded võivad külmuda. Ehk siis see kaart, kui ta välja tuleb, siis suunab ja juhendab, et aeg on oma ausalt ja autentselt ja ehedalt oma tundeid, oma tegelikku olemust ja natuuri välja näidata. Sest teised inimesed ei pruugi su soove silmadest lugeda, nad ei pruugi sellest kohe aru saada, mida sa mõtled ja tunned ja tahad. Sa pead õppima seda väljendama ja see talvekaart toob just selle, et väljenda, et siis see emotsiooni energia on liikumises, et muidu ta nagu külmub ära, nagu jääpurikas. Siis teine kaart on mets. Ja mets tuletab meile siin meelde, et leia aega iseenda jaoks oma tunnetega ühenduse loomiseks, oma tunnete selliseks sügavamaks ankurdamiseks või õigemini tunnete ja emotsioonide lugemiseks, võib-olla siis kehaistingute kaudu, selle füüsilise tunnetuse kaudu. Ja siia loomulikult lisandub ka siis see intuitsioon või intuitiivne pool, et see, kuidas see füüsiline maailm hakkab selle intuitsiooniga koostööd tegema. Et mets tuletab meelde, et esiteks võta aega üksi olemiseks ja mõtisklemiseks ja teine asi, et pane tähele seal oma intuitsiooni ja kehatunnetust. Järgmine sõnumitooja on leevike ja leevike tuletab meile meelde, et sinu erakordne potentsiaal, sinu värvikirevus, sinu selline loomuomane essents ootab väga-väga avaldumist. Ta ootab väga sinu sellist kirge või võimalust, millal sa seda kasutama kavatsed hakata. Ja kõigepealt muidugi tunnista endale, et mis asi see on. Nii, siis on välja tulnud seebikaart, seep. Siin on number 30, see number 30 võib olla ka kuupäev, aga see võib olla ka mis iganes number ja seep ütleb meile seda, et kõik läheb libedalt, juhul kui sa oma nurgad maha lihvid. Sa oled liiga jäik. Ehk siis siin võib olla see sama oht, mis siin ühes eelmises grupis oli, et ole paindlikum ja see emotsionaalne maailm ongi nagu see voolamine, eks ju, et ole paindlikum selles mõttes, et siis sa kohaned ja kohastud ka väliste mõjudega kergemini, sa jääd ise tervemaks seal nende väliste mõjude meelevallas või olemisena seal, et lihvi ise oma nurgad maha, ära oota, millal seda teised tegema tulevad, sest kui sa ise enda nurki lihvid, siis sa saad seda teha teadlikult ja sa tunned ära, et mis on mis ja kes on kes. Aga kui sa ise oled jäik edasi, siis elu hakkab sind murdma ja see, mis siis hakkab juhtuma, ei pruugi sulle meeldida. Nii, ja järgmise kaardina on siis tulnud välja sisuliselt selline, et luba teistel enda eest hoolitseda. Kas see hoolitsus on siis vaimne, mentaalne või füüsiline või emotsionaalne, aga siin see kaart räägib, et luba teistel enda eest hoolitseda ja harjuta ennast seda hoolitsust vastu võtma, et kui sulle pakutakse, et ära hakka ütlema, et mis nüüd mina, eks ole. Kui pakutakse, siis järelikult märgati, siis ütle aitäh ja võta tänulikult vastu, onju. Ja lase teistel inimestel, kes su ümber on, endaga tegeleda. Olgu see siis emotsionaalselt, mõttetasandil, füüsilisel tasandil, tunnetuslikul tasandil. Ja siin on ka siis selline tasakaalu kaart, et kivid püsivad üksteise peal ja sõnum on siin siis see, et võta vastu teadlik otsus, mida sa soovid. Ehk võta vastu see suund, kuhu poole sa liikuma hakkad
ja tee järgmine samm, luues selget visiooni läbi puhaste mõtete. Ja sinu mõtted loovad sinu reaalsust. Eks see, mida sa mõtled, kui see mõte on aus ja kavatsus on puhas ja sina oled see sama leevike, kes siin välja tuli, see sama puhas potentsiaal, eks ju, et siis sa saadki nagu selle teadmise ja asjaga edasi liikuda. Nii, loomulikult see on üldine ladumine ja ei pruugi kõigile üks-ühele sobida. Kui sa soovid isiklikku ladumist endale, isiklikku kaardisõnumit, siis siin all oleva vormi kaudu sa saad tellida seda. Ja kui sul siin räägitud teemad või mõni muu teema, millega sa elus oled kinni jooksnud ja vajaksid abi või tuge, siis ka selle kohta on link siin video all, et sa saad minuga lahkesti ühendust võtta ja aitan sind nii nagu oskan. Ilusat päeva sulle ja rõõmsate kohtumisteni!